valisid just Andrus Ansipi? Tegelikult see on kõige raskem küsimus, mis üldse küsida saad. Et mult eile küsiti ka seda, kui meil oli see eelõhtu ja ma ei oskagi nagu otsest vastust anda, et mul on kombeks nagu otsustada mingite äkiliste emotsioonide ajendil ja kui ma nägin seda valikute listi nii-öelda, mis seal oli, et esimene valik, teine valik, kolmas valik, siis ma lihtsalt panin Andrus Ansipi, siis on Edgar Savisaare, kolmas Rein Lang. Et ma arvan, et poliitika, ma tahtsin tutvuda poliitikaga ja Andrus Ansip on poliitikuna praegu Eesti Vabariigis kindlasti parim näide. Kel pole unistusi, need lendavad madalalt ja see unistus ei ole väga kõrge unistus, kui vaadata, mis on juhtunud Eestiga viimase 15 aasta jooksul. Kuid me teame, et need samasuguse tempoga jätkamine siis, kui me hakkame sinna Euroopa Liidu keskmisele päris lähedale jõudma ja sealt mööda minema, ei pruugi niisama kerge olla nagu päris nullist alustades. Ehk siis, kui meie majandus kasvab edasi vähemalt 8% aastas ja Euroopa Liidu majandus kasvab 2,5% aastas, siis asi 15 aasta pärast juhtubki. Kuidas sul läks täna? Et kas need ootused, mis sa täna hommikul nagu rääkisid, kas need täitusid või luhtusid või mis oli teistmoodi? Asi on selles, ma ei mäletan, mida ma hommikul rääkisin. Et ma ei osanud sellist asju oodata, mida ma nägin, eks ole. Ma ei osanud oodata, et mind viiakse peaministri juurde ja ta on seal üksinda, räägib telefoniga, on hommik, eks ole, kedagi enam ei olegi muud majas ja siis ma lihtsalt ootan ja ta lõpetab ja siis me saame tuttavaks ja siis me loeme koos lehti. Et seda ma ei osanud näiteks oodata. Te lugesite koos lehti? Jah, peaministri tööpäeva algab alati lehtede lugemisega. Ja siis rääkisime natuke ikkagi, et kogu ei loe, et liiklusest. Kuna tal oli see kõne just liikluse teemal, siis me rääkisime liiklusest. Millest see liiklust, et laus kokkupõrked, peaminister sai teada, et kõik õnnetused ei ole Tartu maanteel toimunud laus kokkupõrretel. Ja kui ma küsin, kuidas see teadmine teda aitab, siis ta rääkis, siis tulebki see, ta rääkis väga raske jutu. Et ma ütlengi selles pärast, et terve see tööpäev ma nägin neid, kuulsin neid raskeid termineid ja nägin neid keerusi pabereid. Et sellepärast ei tasuski neid kritiseerida niimoodi järele mõtlemata. Kui me ise teame, et tegelikult ma ei saa ju öelda, et ma olen targem kui Ansip või et sina oled targem kui Savisaar. Et selles suhtes ma usun, et nad on oma ala asjatundjad ja nad teevad tööd ja nad teevad sellist tööd, mis tihtipeale ei ole ka välja paistest, et see tõesti mattub nende raskete mõistete ja seaduste taha. Kas sa tahaksid saada juhiks? Ma sobin paremini juhiks kui juhitavaks, seda kindlasti. Aga miks? Sest et see on niimoodi välja kujunenud. Koolis ju toimuvad majandusklassis eriti väga palju projektid, eks ole. Toimuvad konverentsid, toimuvad sellised grupitööd. Ja kui mind on kogu aeg valitud sinna juhiks, kui ma olen õpilasparlamendi juht ja õpilasomavalitsuse liige, ajalehteataja, toimetuse liige, et siis mul tekib mingi arusaam, et mul on endal ideed, mida ma tahaks realiseerida, mitte et ma tahaks teise inimese ideid hakata teostama. See on ka tore, aga oma ideede teoks tegemine on midagi väga... Kas sinu ideed, ütlema, on sellised poliitilised pigem? Või... see oleneb muidugi teemast, kui meil on ikkagi teemaks loodus või keskkonnahoid siis koolis, siis see idee konkreetselt jääb ikkagi keskkonna piiresse. Et me oleme ka loonud Keila üldse kõige kallima lehe, mis maksis üks tükk
45 krooni ja seda anti tasuta, eks ole, see oli loomakaitseleht. Aga üldiselt pigem on just sellised, kelle sarnaseks ma ei taha muutuda kunagi. Aga kes need on? Noh, George Bush on üks ka järgmine, mis mulle ei tule meelde. Aga miks sulle kaitseminister eelmine George Bush näiteks ei meelde? Ma arvan, et ta valetab. Ta toob välja mu usu ja ta ei järgi seda. Aga mine see usk Ta on? valetab. Ta on kristlane. Aga ta kasutab seda minu meelest valel eesmärgil. Kas sina oled ka kristlane? See on nüüd hästi õupi küsimus. Et sulle tundub, et ta nagu räägib sellest, mida ta... Mulle tundub, et on õige, et sellisel tasemel riigipea usub Jumalast, sest et ega ilma Jumala abita nii kõrgele ei saa. Sest et üks inimene, eks ole, 6 miljardist või 7 miljardist, mis planeedil on, saab selle koha ja saab maailma tõesti suurel määral mõjutada. Aga see võimalus ei lange lihtsalt iseenesest kätte, et see on... I came into the ministry. I was very self-conscious. I really didn't want people looking at me and watching what I was doing. Now, that's a difficult thing in the ministry because you're always in public. You're always up in front of people. And I was self-conscious of what would people say about what I'm wearing? Or will they notice if I make a mistake? Or if I sin and everybody finds out about it, will I be kicked out of ministry? And God changed my heart. And He said, Richard, it's not about you. When people look at you, I want them to see Jesus. Thank you, Lord Jesus, that you came and died on the cross for the sins of the world. Help us to share you. Help us to follow you as servants. Keep us grounded in your love. Daily talking to you, daily praying and listening to you. And Father, give us strength and all the grace we need to bring about change for your sake, not our sake, but for the sake of the kingdom of God. To you be all the glory and the power and the praise forever and ever and ever. Amen. See on minu telefon. Sinu telefon? Jaa, minu telefon. Helista siis endale, palun. Sa andsid ikka hääle või? Jaa. Okei, kus meie pilet on? Meie pilet, Andres. Teeme aplausi meie kaameramehile Võidupuu. Aitäh hääletamast. Miks ta kõigepealt õppis religioon, siis ta ütles kõigepealt tuleb õppida neid asju, mis huvitavad, seda ta õppis aastakese, siis õppis majandust ja nüüd õppib juurat ja vahepeal asutas sellise asja nagu Jaanika, mis asi see oli? Eesti Investorite Liit. Ja algselt oli Jaanika ettekande pealkiri suunatud sellele, et kuidas on naisjuhid erinevad meesjuhtidest. Tegelikult kuidas naisjuhina läbi lüüa, aga peale. Amen. Mitmeid aastaid tagasi ma sain raadiost teada, et vaenlane tahab tulla Eestimaale. Ta tahtis tulla igasuguste masinatega. Ja neid oli palju. Nad tahtsid vallutada teletorni. Ja tõepoolest neid oli palju. Ja eestlased olid kohmetud, sest nad teadsid, et vaenlased tahavad ületada Eesti piiri. See oleks nähtavasti läinud väga halvasti, kui ma ei oleks kuulnud kellegist Edgar Savisaarest, kes läks julgelt ja reipalt vaenlastele vastu.
ta läks neile vastu lauluga. Toimus laulev revolutsioon. Ma ei kuulnud kunagi, kuidas ta laulis või milline ta välja nägi, aga see pidi toimima, sest vaenlased said aru, et nad käituvad inetult ja häbenesid seda. Selline on Edgar Savisaar. Mina mäletan raadiost tuli, see oli see, kui Savisaar kutsus appi Toompeale. See oli lihtsalt, mis jääb elu lõpuni. Ma olin kodus, mul oli televiisori parandaja, jumala võõras inimene. Ma tegin talle pannkooki, ma mäletan. Ja televiisori parandajale meistril jääga perenaine. Mis me teeme? Savisaar on abi vaja. Mul läks piridi alla, läks vett, pannkoogid jäid sinna. Ja see sama meistri auto, mis oli tal polk istmeid sees, oli mõeldud televiisorite vedamiseks ja nii. Kahekesi, kas teil perenaine mingit relva on? See ei ole. Võtame pudrunuiarelva ja selle lauanoa. Me läheme Savisaarele appi ja see oli niivõrd loomulik ja see sõit sinna, see oli nii spontaanne ja see oli nii südamest. Ma ei mäletanud, kas ma ukselukku panime, mis iganes, mind oli vaja Toompeale. Ja seda tundsid Kivimäelt. Kivimäelt, see on tükk maad ikka tulla, eks ole ju selle. Ja selle, ma istusin kuskil, ma ei tea, tööristakasti peale, mis on ikka vana autol. Ja see oli nii, et me 2 võõrast inimest sattusime kokku ja me läksime. Ja kõik tulid nii. Tulid ratastega, tulid autodega, tulid kirabid. Kes kartulahangudega ja see on niisugune hetk, see kinnitas, et Savisaar oli õige juht ja ta oli õige kutsuja. Sest ma kahtlen, kas praegu Tallinna teletorni sündmuste juurde, sest vaatamata ajutisele eetrikatkestusele olid meie videokaamerad kogu päev töös ning võtetel. Niisiis 21. augusti öösel kell 4.15 ründasid Nõukogude okupatsiooniväed Tallinna teletorni Kloostrimetsas. 2 sõjaväemasinal saabunud sõdurid relvitustasid teletorni valvanud Eesti Vabariigi politseinikud. Seejärel hõivasid nad teletorni 2 alumist korrust. Rahvas reageeris sündmusele kohe ja asus teletorni kaitsma. Andres Raid, kes suurema osa tänasest päevast veetis teletorni juures, pidas aga sealset olukorda rahulikuks. Ja siis, kui need tõesti see vaenuvägi oli sealt alla, see oli niisugune, tähendab, ma ei arva, et keegi neid lõi või kuidagi, see ainult läbi niisuguste mõnitavate pilkudega, et ärge tulge meie linnust vallutab, ärge tulge. Minge ära, me ei tee teile midagi, aga ärge tulge meile kallale. See oli niisugune püha hetk ja püha tunne ja ma olen kunagi Savisaarega kohtumisel veel öelnud, et küll oleks neid niisugusi hetki, no ei tahaks, et need oleks halvad, aga see ühendas rahvast. Nii see kõik see lauluväljak ja nii need teletorni kaitsmised ja kõik. Et raskustes sa näed, kes su ümber on ja kes sind hoiab, kes sind toetab. Samuti kui olid need rahvarindajad. Ma ei mäleta, et ma oleks nii väga neid poliitilisi kõnesi kuulnud, kui rahvamassid ei mahtunud linnahalli. Treppide peal rahvas kuulis, mina ise istusin vist 6 tundi, ma olin kuskil trepi peal seal. Ja iga sõna oli nagu kullast. See oli, sest praegu on, paljud mehed räägivad. Kui sa pärast mõtle, mida ta ütles, mitte midagi ei ole. Aga võt tol hetkel oli õige mees õiges kohas ja autole siia. Juuni 1988. Laulev revolutsioon või perestroika Eesti moodi. Missuguseks ta kujuneb? Filmimist alustades me seda veel ei tea. Ei tea seda sündmustes osalejad isegi. Aga osalejad oleme me kõik.
close my eyes, drew back the curtain to see for certain what I thought I knew. Far, far away, someone was weeping, but the world was sleeping. Any dream will do. I wore my coat with golden lining, bright colors shining, wonderful and new. And in the east, the dawn was breaking, and the world was waking. Any dream will do. A crash of drums, a flash of lights, my golden coat flew out of sight. The colors faded into darkness, I was left alone. May I return to the beginning? The light is dimming, and the dream is too. The world and I, we are still waiting, still hesitating. Any dream will do. A crash of drums, a flash of light, my golden coat flew out of sight. The colors faded into darkness, I was left alone. May I return to the beginning? The light is dimming, and the dream
et sa võid ise ka rääkida. Ma mõtlesin seda, et see on nagu kummaline areng, et vahepeal sul tundus, et see tüüp nagu, kes on minu India kuninganna, kes on nagu minu näojooned, et olen just koha peal mina ja siis nagu said aru, et see ei ole mina, aga see tundus siiski, et ta on nagu okei, et ta on nagu hea ja nüüd nagu ma aru saan, et nüüd ta on hoopis nagu kuidagi agressiivne, paha. See oli niimoodi, et kui ma teda esimest korda nägin, siis ta ilmus nagu lihtsalt nagu figuur, et mida ma sain vaadelda. Et ma nagu vaatasin teda, siis nägin ta nagu nägu ja ta ilmet ja emotsiooni. Midagi muud ei näinud. Ja seda, et ta oli nagu tume. Ilmed ja emotsioonid on siiski nagu ma ei tea, reaalelus, ütleme nii, ütleme siin, et kas ta on nagu ikkagist minu omad nagu või? Ei, ikkagi nagu, tähendab... Ta on nagu ikkagi teine iseloom, täitsa nagu teine... Ta tundub täiesti, et ta on teine olend. Et ta ei ole nagu kuidagi sinuga seotud. Et ta võib-olla on... ma selle koha pealt ei oska midagi öelda, sest ma ei tea seda. Ta visuaalselt oli täpselt nagu sina ja sinu nägu. Ta mõjus veits kuningannalikult. Ja siis viimane case oli selline siis, et ma tundsin nagu päev otsa mingit imelikku tunnet, et ma ei ole nagu mina ise. Ja siis ma vaatasin seda raevugat punast leegitsevat olendit. Ja siis ma mõtlesin, et ma tunnetan seda, kuidas tema on tegelikult armastus. Et ta pole võib-olla seda ise tundnud nagu, võib-olla ma ei tea, mis iganes kui kaua, et ta on näiteks kurat või teemon. Ja siis mõtlesin, et mis tunne on teemonil, kui näiteks see algne tema nagu see isa või kus ta pärit on lõhestamise tagajärjel, et ta tegelikult ootab teda tagasi ja armastab teda ja tema ka tegelikult armastab teda. Siis ma tõudsin mingit nagu, kuidas ma ütlen, plahvatust. Ja siin ei saagi aru, et kes oli enne või pärast. Et kui sa on nagu läbi elanud, need mõlemad asjad, hea ja kurja, niimoodi täies südames, täies nagu sellises, et sa kohe sured ja siis peale seda nagu tunned seda armastust, et sa nutad, siis järsku saad aru tühjusest ja pühast vaimust või nagu sellest, minu jaoks on ta selline naiselik ja leebe, rahulik jälgija, kes on nagu olemine, et kes nagu ilmneb olemises. Kõik on muutunud. Ja see ongi, et mina tunnetan nüüd seda või vähemalt tunnetasin mingi hetk või tunnetasin see hetk peale seda nii-öelda teemaniga võitlemist. Seda selget kohalolekut. Et kui oled nagu läbi raputatud heas ja kurjas, kõigepealt nagu õuduses ja ahastuses, siis õnnes, ekstaasis, siis jõuad mingisse nullpunkti. Ma tunnegi, et minus on praegu 3 alget. Või vähemalt, et seda võib ka 3 ainsuseks nimetada. Et mind õudselt huvitab, mis nüüd edasi saab. Miks just Emmanuel Kirsimäe juurde tahaksid minna? Sellepärast, et ta on selline preester, kes tegeleb esoteeriliste nähtustega. Et see ei tundu üldse välja nägust. Ma tunnen, et ma olen nagu sinne, sa tahad Emmanuel Kirsi juurde minna.
te ristisite mind siin kunagi hästi. Seda oli see. Jah, ma olen Siis on see tuttav koht. Jah. Ega külm ei ole. Meil oli soe sees, ega peale tühi võtsid välja, aga praegu külm aga olla ei tohiks. Nii, noh, milles siis meie asjad on, millest te nagu huvitatud olete? Seda ma tahaks, sest see, ma tunnen ennast häirituna, et ma kardan isegi oma mõistuse pärast. Jah, ei, seda ei maksa nii võtta, mõistus las olla rahulik. Ma soovitan jah mitte häirida, ignoreerida seda asja nii palju kui annab ja sellele mitte mõelda. See on kõige olulisem. Jumal on vaim. Jumal ei ole mitte isik, nagu arvatakse, vaid Jumala vaim hõlmab kõiksuse ja tema olemus on armastus. Armastus selle tõelises mõttes. Ma võiksin teile anda, kui me siin oleme praegu, annaksin teile 2. Istuge siin mõne. Jah, istuge praegu siin samas. Ma kohe tulen tagasi, ma võtan sealt nõmme. Ma annan teile veel, siin on luuletused. Teil on need. Teil plaadimängi on kodus, plaadimängi, millega saate plaatisi, CD-plaatisi. Tagane minust saatan, kui saatan tuli ka Kristust kiusama, kui me sealt seda loeme, ühad käia. Ja seda on just siis vaja, kui ongi konkreetne selline rünnak, et muidu ei saagi sellest aru. Ma polegi aru saanud, mida seda mõeldakse. Kui sa oled konkreetses selles situatsioonis, sind rünnatakse, või ma ei tea, kuidas seda nimetada, siis see on lihtsalt niivõrd õudne, et seal, just. See on väga õudne situatsioon. Ja ma olen sellest, mina olen ka need asjad kõik läbi elanud. Mul öeldakse, et millest ta ise on kiusatud, sellest ta võib ka kiusatavaid aidata, sest kui mul kogemusi poleks, siis ma ei saaks ju rääkida, ma ei saaks siis õpetada. Aga mul on need kogemused olnud, need rünnakud ja need asjad. Jah, see on kõik, aga sellele tuleb mitte tähelepanu pöörata. Tähendab,
sel momendil, kui ta tuleb, jah, siis me peame teda nägema ja vastu võtma, aga aga ignoreerimine on see, et me sellesse ei süvene või et me hakkame seda kartma. Taganema elust saatan, see on, olgu meie sõna selle kohta. No võtta. No see on hea, kui te nüüd aru saite. Ei, ma arvan, et see on päris. Ja kui te neid raamatud võeti, seda luulet. Ja siis te näete, et kõik on meie oma sees, sest see, mis on väljaspool meil, see on meile võõras. Näiteks, nagu ma ütlesin, üks ütles mulle, küsis, et tõesta mulle Jumala olemasolu. Siis ma ütlen talle, tõesta mulle hirmu olemasolu. No hirmu oleme kõik tulnud ja ma ütlesin, ja Jumal peame ka. Kui Jumal on väljaspool meid, siis ta on meile võõras tundmatu. Aga kui ta meie sees on, siis on ta juba midagi muud. Niisama nagu hirmki, kui hirmu kui ta on väljaspool meid, siis ta on meile võõras. See, mis on väljaspool meid, mis ta siis on. Aga mis juba meie sees on, see on... No siia poleks sisse saanud ka keegi. Kiidetud olgu Isa, Poja ja Püha Vaimu Kuningriigi valitsus igal ajal, nüüd ikka ja igavesti. Koha, kus oli lahe trepp, keetrepp, mis läks üles. Mingi 4 korrust, päris kõrgele. Ja noh, alguses tundus jube tobe, et miks ma peaks sealt üles minema. Üldse, et noh, mõttetu, aga samas oli selline tunne, et võiks minna, et see nagu kutsus. Ja tundus, et see pole ka ohtlik. Siis läksin sealt trepist üles ja siis tundsin nagu sellist lahedat hirmu ületamise tunnet, et see trepp oli läbipaistev, et ma nägin, kuidas maa kaugenes. Ja tavaliselt ma kardan kõrgust, siis nagu ei kardanud. Mina küll ei tea, et sa kõrgust kardaksid. Ja läksin sealt trepist üles ja siis see oli käsipuu, trepi käsipuu oli seal üleval. Ja see meenutas nagu tassi, see ots, ja see oli vesi sees, värskelt sadanud vihmavesi. Siis mulle tundus see nagu, noh. No minul oleks tulnud niisugune mõte, et ma pean selle vee ära juua. Jah, ma jõingi, ma maitsesin, ma ära ei olnud. Kännud ühest puust ikkagi, kuidas käbi ei kuku kännust kaugele. Ja siis ma vaatasin nagu Tallinna poole ja siis ma nägin jälle seda kuningannat. Et mitte nagu paanikasse minna, mitte nagu arvata, et ma olen hulluks läinud või mitte nagu tõmmelda või hakata hirmu tundma. Aga ma mõtlesin, et ma lihtsalt integreerin selle oma mälestustesse. No mina oleks ka hullumaja poole liidunud. Ja peale seda pole mingit probleemi olnud nagu sellist võõrteadvuse teema. Et see oli täiesti konkreetne tunne, et nagu kaks isikut. Et mõtlen, mis see võis olla. No, psühhootiline seisund. Kas te mingid narkootikume ei tarvita? Kanepid tarvitavad. Jah, no see võib tekkida isegi hiljem. Kui enam seda kanepit ei suitseta. Pole mingi aeg juba tarvitanud, ikkagi võivad tekkida sellised seisundid, nagu kutsutakse neid flashbackideks. Et nagu oleksite seda tarvitanud ja sellest ainest tekib psühhoos, eks ole. Aga kas see kogus, et ütleme, kui ma ei ole tõesti hästi ammu teinud, et see võib täiesti suve? See ei ole mingi üldse, võib mitu aastat hiljem ka tekkida. Jah, et see on psühhootiline seisund. Võib ikka korduda. Tabletid ja
ja LSD ja need on kõik väga ohtlikud. Et löövad nagu psüühika segamini. aga näiteks šamaani meelerännakud, et mis on ilma aineteta. Seened ei ole ka hea. Ei, ma mõtlen ilma seendet ainult trummiga. Kas see... No see otseselt nüüd ei ole ohtlik, eks ole. Et kõiki neid mediteerimist, noh kui te ise tunnete, et see teid rahustab, muidugi võite teha. Aga seened on absoluutselt vastu näidatud. Et meil on selles suhtes kogemusi. Et katsuge ikka neid aineid vältida täielikult. Okei. Noh, trummiga on niimoodi. No seal, mida te seal teete, siis see rahustab ka veel. Ei, trummiga on see teema, et kui šamaan lööb trummi õiges tempos, siis aju läheb nagu uneseisundisse. Ma nendest sagedustest teada. Ma ei tea, mis on alfa, beta ja teeta tasandist. Et sügav trants ja kerge trants. Et trummiga saab trantsi minna. Niimoodi, et sa oled nagu tavateadlikkuses ja siis sa oled sama transis. Why I am serving in the army is that my reason is deeply personal. When I went through Soviet prison during in the middle of 80s, I just decided that that sort of thing I would not like to happen, not to myself and not to the other citizens of our country. So we must do something about that, not to let it happen again. And I didn't let overtook myself by personal revenge feelings, but I thought that the best answer to that is that we will create strong armed forces enough so that our citizens would not suffer any such kind of things like people did in Soviet time. That's my personal motive. I am serving. And the second one is yes, if you talk really openly who soldier is in his duty, where he is allowed to use deadly force. But this difference between a murderer and a soldier, maybe we can say that soldier is killer, who is killing by license. Maybe if you talking completely openly, maybe that is so. But of course that is hard point in morale, just to understand what you are doing. Some people I understand that, but that fact that you are ordered by someone to do it, that there is another, you're not deciding yourself, you're getting the license from someone else handed over to you. Yes, that's like talking about license. In our case, in Estonian case, how it works is that our nation has elected parliament. Parliament is giving the mandate for operation. It means that parliament, our people, are deciding. They make decision that armed forces will go to war. So they have made decision